Me kolmekesi tuleme präänikute mool, meil jalas püksid magusad, kuub on magus ka. Nüüd näriguse rispume kolmekesi reas, silmadeks on rosina. Tere õhtust, armastustama rahvas! Meil on väga hea meel näha, et on nii paljud leidnud aega tulla meid vaatama. Meil on siit Kultuurimaja pere poolt üht-teist ette valmistatud teile näitamiseks ja ma loodan, et see aitab teil natukene sellist kiirust maha võtta, natukene pisut puhata, enne kui need õiged jõulutrallid nii-öelda lahti lähevad, et tulevad meie ette Kristel, Merle ja Eiko gitarridega ja nad esitavad väga tuntud loo. Ma arvan, et ma isegi ei pea pealkirja ütlema. Et kui nad mängivad, siis tuleb see teile kindlasti tuttav ette. Ja nautilist! Mis siis sellest? Magada ka enam ei tohi või? Mis asja? Tohib küll, jah. Nüüd sa oled siis nagu välja puhanud ilusti või? Olen. Oi kui hea! Vaata, nüüd sa oled välja puhanud ja mina leidsin sinu siit magamast. Ja nüüd oled sina minu oma. Mis sa oled täitsa olve? Kuidas mina saan olla sinu oma? Jaa, saad küll. Olete minu oma? Mismoodi? No, oled lihtsalt minu oma. Ma leidsin su siit ja oled minu oma. Vaat nii. Jah. Kuule, nii ei saa. Mis on? See on täitsa hull lugu sul siin. Ei. Kuidas saad mina sinu oma olla? Tead, mul oli üldse naljatuju. Oled, kuna ma leidsin sinu ja sina oled minu oma. Midagi ei ole teha. Vaat nii. Nii ei saa olla. Saab. Ei saa. Saab küll. Ei saa. Võtan su endale nii kui nalja. Ei saa. Saab. Tead, mul ei ole üldse aega sinuga siin praegu rääkida. Kuidas ei ole siis? Kuidas ei ole? Ei ole lihtsalt. Sa magasid siin ju. Sul aega küll. Mis siis selles? Noh, on. Tead, mul ei ole üldse aega, ma olen nõus minema siin. Ei lähe sina mitte. Kui ma su leidsin, siis oled sina minu oma. Vaat nii. Jah? No on ikka hull vana. Mis asja sa ütlesid? Mis asja? Ma ütlesin, mammi, et meil on selline asi siin riigis, et nagu võrdõiguslikkus. Sina ei saa lihtsalt mind võtta siit niimoodi ära. Saan küll. Vaata, mul on isegi luba olemas. Mis luba? Näed, vaata ise. Luba olemas, et sul tuleb 3 ruumi puid ära lõhkuda. Mis puid? Jaa. Kas sa tead? Ma käin vallamajas juba mitu nädalat. Ja ütlen, millal mul puud ometi ära lõhutakse. Vallavanem ütleb, mul ei ole tööjõudu. Või kohe niimoodi ütleb? Jaa, ütleb niimoodi.
ja siis ma vihastasin nii hirmsasti, ütlesin, no kaua saab vana inimest narrida. või niimoodi karatasid pea. ja tead, mis vallavanem ütles? ta ütles, olgu, tead, kui sa leiad siit alevi vahel mõne mehe, kes tööd ei tee, siis ole lahke, võid ta omale võtta. ja nüüd mina leidsin sinu siit ja nüüd oled sina minu oma. nii et lähme, mul puuri sealt kirves ka, lähme ära, lähme, tule. no näete, mis võib juhtuda, kui sa kuuse alla magama jääd. vallavanema load ja mis kõik välja tulevad, on kohe antud, aga loodame, et see proua nüüd saab oma puud lõhutud. aga järgmisena palun jälle Kristelt ja Merlet, et nad natuke muusikat meil vahepeal mängiksid. Üks selline eluline lugu, ma ütleks, et mis võib juhtuda vahest selliste, mis ma siin ikka räägin, küll te ise näete, et milleni vahest inimeste hullus võib minna. Ja vaatan, no mille teie nii kangesti rõõmustate, tahaks kohe mina teada. Ja te pole ammu mind rõõmsana näinud. Ma võin rääkida küll. Mina rõõmustan sellise asja pärast praegult, et mina käisin hiljuti ühel kuulsal kunstinäitusel Solarise keskuses. Ja siis seal mina nägin ühte suurepärast maali. Nüüd läbi suurte raskuste sain mina selle maali omanikuks. Aga mis maal see on siis? Näitan või? No, näidake. Oot, mitte vaata. Teate, andke andeks, aga mina ei taipa sellisest kunstist küll midagi. Kuidas? Te ei saa midagi ei loe sellest välja? Kuule inimene, see on kuulsa kunstniku Määrmanni abstraktsionistlik looming. Võiks ikka natuke kunstist teada. Aga mida ta on tahtnud selle pildi peal kujutada? Ideaalset meest. Miks niimoodi? Kas te tõepoolest ei taipa mitte midagi siis kunstist? Huvitav, ma võib-olla siin külas ainuke, kes midagi aru saab. Seal ma nägin tõesti suurepärast loomingut. Seal oli selliseid maale lausa vapustav. Vaatad nagu peale alguses selliselt, kui kiiresti lähened maalile, nagu vaatad kiiresti, et
sellised ringid, kolmnurgad, vigurid, laigud. Tuleb välja, see kõik kokku on vaas õuntega. Inimesel peab ikka olema kujutlusvõime ka. Kas te sellest saate ikka aru? Hea küll, sain küll. Nii, näidake mulle veel seda pilti, ma vaatan. No öelge, mis asi see siin on? See on silm. Ahah, no selge. Ja need siis siin on järelikult käed. Käed ja. Ja. Nii. Aga see siin siis on ilmselt pea. Ei, jalad loomulikult. Jalad. Oodake, aatke andeks, ma veel vaatan seda pilti. Las ma vaatan seda. Aga kuulge. Teate, nüüd ma saan, see on tõepoolest suurepärane teos. Ja. Ahaa, jalad. Fantastiline. Hakkate aru saama? Jaa. Vaadake kaugemalt ka. Jaa. No. Oivaline teos. Apustav. Lõpuks ometi. Teil on ikka natuke kujutlusvõimet, ma vaatan. Teate, kas te ei tahaks seda pilti minule anda? Oi, mitte mingil juhul. Absoluutselt. Te olete alati nii hea minu vastu olnud ja täna on minu mehel sünnipäev ja ta armastab kõike nii originaalselt ja millise oivalise kingituse ma talle selles pildis saaksin. Andke palun Ei, mitte mingil juhul. Ma sain selle täiesti suure vaevaga, aga loomulikult, ega siis sellist kunsti ei anda niimoodi ära. Teate, ma maksan teile. Kui palju teie sellise maali eest maksaksite? Vaat oleks huvitav teada küll. Aha, aga palju te ise selle suurteose eest maksite? Selle suurteose eest, kallis inimene, maksin mina 250 eurot. Nii. Aga teate, mina maksan teile 500. 500. Ahah. No ma arvan, teete ikka nalja nüüd. Ei tee. Natukene. 500 eurot selle pildi eest. Ka rahaga nalja ei tehta. Olge 500 eurot. Tõsiselt. Tõsiselt. Ma tean ühte, mehel on täitsa hästi raha. Noh, las ma kuidas jääb? Lubage mul natuke mõelda. No, mõelge. Mõelge. Hea küll. Olen nõus. Võtke siis. Oi, mõttelan meid. Milline oivaline kingitus minu mehele. Üks väike silmuti. Jaa. Aga raha. Oih, vabandage. Ei ole midagi, ikka läheb sulle rõmbu meelest ära, loomulikult. Oot, mis see on? See on ju paljas tühi paber. Võtke ta kinni! Mida ma kuskil on raha? Kirjutatud talve värvimiseks. Olid sügisesed rõsked, männikud ja majad. Olid porised ja hallid kauged metsarajad. Tuleks lumi, rajad majad oleksid närviliseks. Tahame kõik ruttu saada talvevärviliseks. Aga lumevana oli pisut laisavõitu ja niisama lusti pärast tegi tühja sõitu. Nii ta sellel lustisõidul lumekoti kaotas.
otsis seda mitu aega ja kui leidis, kaotas. Nüüd vast alles lumekotist lendas helbeid alla, kogu lumetagavara päästetud sai valla. Lumevana kiirel käigul puude vahel juusis, otsis lume lasumiseks aina kohti uusi. Nii sai talvevärviliseks männikud ja majad, nii talvevärviliseks teed ja metsarajad. Selline talve meeleolu teema. Magamistuba. Abielupaari magamistuba. On voodi. Äärukes valgust annab kuusepuu. Voodis on kõik nii hea ja soe. Voodis mees ja naine. Karla, kas sa tead, et naabrinaine ei tahtnud lasta oma meest rahvaluendajal üle lugeda? Ütles, et too pole kellegi inimene, vaid rongaisa hoopis. Issakene, sina magad ja mina rääkisin sulle pika jutu ära. No ütle nüüd, mis ma sulle rääkisin. Naisuke, palun lase mul magada, mul on pikk töö veel seljas. Mitte tööpäev pole sul selja taga, vaid mina, sinu naine. On selge? Issake, on alles mees. Maga, norska terviseks. Karla, kas sa äratuskella keerasid piisema? Keerasin. Mis sa karjud? Tahad kogu majarahva üles ajada? Ei no eks üle, maga. Karla, mis kellaks sa kella keerasid tirisema? 6. Karla, mis kell praegu on? Ei tea. Issake, mine ja vaata siis. Ei lähe, ma tahan magada. Saad aru, ma tahan magada. Maga, norska terviseks. Seda sa tahadki, nojah, eks ma siis lähen ise. Seda sa ootadki, et ma üles tõuseks, ennast ära külmetaks, haigeks jääks ja maha sureks. Tean küll, sul on keegi teine juba välja valitud. Karla, ma siis lähen. Ei ole tarvis, eks ma lähen ja vaatan. Karla, mis kell oli? 12:30. Ei tea, kas raekoja kell näitab sama aega? Näitab. Siis sa küll ei tea midagi. Ükskord, kui mina tahtsin kauplusse minna, oli pood juba kinni. Aga raekoja kell näitas alles hulk aega hiljem.
lõi veel tükk aega hiljem neid täistunde. Ah näidaku. Et näitab valesti. Ah näidaku. Magame naisuke. Mis mees sa küll oled? Sina ei hooli millestki, kas raekoja kell näitab õigesti või valesti. Ma saa aru, mis mees sa oled. Paned. Ole ju veel kuuski. Lähen sean raekoja kellaõiges. Ega sa mul enne magama jääda lase. Aga nüüd ootame siia meie suurepärast kauneid. Ma ei oskagi neid kiidusõnu kõik ette lugeda, mis nende naistele tuleb öelda, kes meie ette laulma tulevad. Teie andmed on valed, härra. Jah. Selle summa aktsepteeris eile pank ja eile inkasseeriti see teie osakonna poolt. Jaa. Palun kontrollige.
ootame ära. Ja ootangi. Küll mina ta juba ära ootan. Ootame ära. Olen näitan veel. Filipenko, pearaamatupidaja. No vaat oled sina alles bürokraat Filipenko. Arvasid heaks kõigilt nõuda mingisugust tõendit võlgnevuse puudumise kohta. No mis kuradi võlgnevuse, kui ma olen teie ettevõttes üldse esimest korda. Tead, jää veel sinu pärast sauna hiljaks. Võtaks liha ja kütaks sulle ikka niisuguse keretäie kohe, et küll ja veel saa. Härra, mida teie siin teete? Ootan seda Filipenko. Teie ka või? Mina olengi Filipenko. Kuida nii? Ei. Härra, ma palun teid. Ei vaadake, hoopis mina olen see, kes peaks paluma. Mida? Vaadake, täitsin teie ettevõtte tellimuse, näete, töö on vastu võetud, siin on resolutsioon. Ma pean saama lõpparve, näete, siin on order. Palun. Ja järsku küsitakse minu käest mingisugust tõendit selle kohta, et mul ei ole võlgnevust. Samal ajal, kui mul ei saagi ju võlgnevust olla, kuna ma kunagi varem ei ole teie juures töötanud. Mulle ka öeldakse, et just need, kes pole töötanud, peavad esitama tõendid, neil pole võlgnevust. Samal ajal, kui need, kes pole töötanud, neile tõendit ei anta, vaid antakse neile, kes töötasid. Aga kuidas võin ma siis saada tõendi, et ma töötasin, kui ma pole töötanud? Aga tõendit võlgnevuse puudumise kohta küsitakse neid, kes töötasid ja neid, kes ei töötanud. Mõistate? Ei. Mina ka ei mõista. Aga mis siis teha? Ei tea. Mina ka ei tea, aga ma käin teie ettevõttes juba 3. päeva. Noh ja siis? Mina käin siin juba 10 aastat iga päev. Teie? No teie ju töötate siin, teenite. Härra, ärge segage mind. Kuulge, hoopis teie olete see, kes mind segab. Makske mulle mu töö eest. Kas teil on tõend selle kohta, et teil pole võlgnevusi? Ei ole. Vaat siis me ei maksa ka. No aga teie ise ju peate selle tõendi mulle andma. Tõendeid antakse ainult neile, kes on meil ka varem töötanud. Või jälle nokk kinni, saba lahti. Härra, palun teid minu kabinetis mitte sülitada. Annate tõendi? Ei, ja ma palun teid siit lahkuda. Vaata, ei mõtlegi. Mine või lõhki. Jõhkard. Ma ei ole veel jõhkraks läinud. Aga kui sa mees oleksid, tead, mis ma sulle ütleksin? Anna mulle tõend lambapea või ma teen sust siin samas haksnitsli. Kuidas te julgete minuga niimoodi rääkida? Ei, ma ei räägigi teiega niimoodi. Niimoodi ma ütleksin teile siis, kui te oleksite mees. Siis ma astuksin teile lähemale. Ütleksin, anna tõend, tindiratt. Ei anna. Ah, ei anna. Ja mina ütleksin, vaata siis ma sulle lurjusele alles näitan. Kuidas te julgete? No, niimoodi ma räägiksin teiega siis, kui te oleksite mees, jah? Mina aga pole mees ja tõendid teile ei anna. On alles et. Ei, selle kratsmisega ei saa midagi. Ma katsun talle pugeda, ehk läheb korda. Vera Maksimovna! Vera Maksimovna! Vera Maksimovna! Vera Maksimovna! Aga teda ei ole, ta vist on välja läinud hetkeks. Aga mis te Vera Maksimovnast soovisite, äkki saan mina teda asendada? Et ta valveruumist valvuri kutsuks teid välja viskama. Küll teie vast olete närviline.
aga ega ei ole midagi imestada, amet on teil selline ja aga olete muidu juba kaua raamatupidaja? Pole teie asi. Ei, no ma lihtsalt sellepärast, et lust on vaadata, kui kenasti teil siin kõik on korraldatud, kõik on täpne ja selge. Esitage tõendit ma ei anna, lahkuge kabinetist. Ma olen arva näinud sellist korda, sellist distsipliini. Ja küll, aitab sellest. Ja haridus on teil muidugi kõrgem, jah? Kuigi ega siis andekas inimene võib ka lõpetamata haridusega väga hästi töötada. Kuulge, kas te lahkute või ei? Lahkun, kahtlemata lahkun kohe. Tohib siis teid teie tähtsa töö juures segada. Mul on ainult üks pisike palve. Keskige mulle välja anda. Midagi ma teile välja ei anna. Lahkuge. Selle pugemisega vist ikka ei saa midagi. Aga ma käratan tal ikka korralikult, ütlen selga, vaatame, kas lööb verest ära. Nüüd on lugu nii, et sa oled mulle 1, 2, 3 selle tõendi või ma helistan su sama oma telefoniga tarbijakaitsesse Tööinspektsiooni ja sa oled siit 1, 2, 3 selle koha pealt läinud. Välja! Hästi, ma lähen, aga ma lähen siit otse teed ministeeriumisse, kus ma räägin kõik ära, mis siit juhtub ja siin lüüakse minema kõigi nende aruannete, arvete, kontode, teatistega. Vaat nii! Välja! Ma lähen hoopis majandusministeeriumisse, vaata nemad seda asja juba niimoodi ei jäta! Kuidas ainult välja siit? On alles tüüp. Filitenko! Jälle teie! Mitte jälle, aga ikka veel. Vaadake, minu asjaolus on selgunud mõningad uued andmed. No mis andmed siis? Vaadake, minu pealt valgule puudumise sellest teadmise saamata kätmist, et selline küsimus kui selline, selline tehtu sellist samal, kui teie on selline puudumisi minu kohta olla saada sellist saab. Selline vaatame selle... Selge! Jamps! Selge jamps! Te ometi kuulake, mis ma räägin. Tõid meile puudumise kohta kui selline, minu kohta olla sellist samal, kui teil on teada, et selline puudub. Seega teen ettepaneku, ante välja teid, kui selline inimeste tõttu, mitte midagi. Annate tõendi välja. Ei anna. Ja surnuks rääkida teda ka ei lähe korda. Ma püüan ta härdaks teha. Äkki ta süda leebub siis. Kas te lahkute või ei? Las ma küll ei tea. Laakun istusin natukene nutalema ette ja laakun. Ema, mul ei ole isa ka ja nüüd ei anta tõendid ka. Mäletan, kui ma olin väike poiss, kingiti mulle kord linnukene. Tahtsin ta puurist välja võtta, aga linnedas minema. Härra, te olete ametiasutuses. Ma tean, aga mis ma tean, kui mul ei pea. Andke mulle palun tõed. Härra Teina. Ei anna. Ei anna. No mis ma siis tegema pean? Kabineti puhtaks. Nagu tiig, mis ma räägin, nagu ookean, nagu kuristik põhjatus. Ja kuidas need säravad, need silmad? Need teie silmad, kuidas nad säravad? Midagi nad ei sära.
nagu silmad ikka. see tundub teile, teie olete oma iluga harjunud, aga kõik teised, mina näiteks olen teie ilu all täiesti laiaks litsutud. Kas te ise aru ei saa, juba 2 tundi istun ma siin teie kabinetis ja ei suuda siit lahkuda. Mõtlesin välja mingi totaka loo, nagu mul oleks vaja tõendit. Aga kas teie tunded ei ütle teile? Mul on vaja teid, aga mitte tõendit. Jätke! Ei, ma ei jäta. Ma tahan veeta elu sinu jalgade ees. Ai, mehed räägivad ikka nii. Pigem surma mind siin, kui ma pean seda kuulma. Jätke, lahkuge, anun teid. Kuidas ma tahaksin küll kinkida sulle kogu maailma, sind külvata üle lilledega. Püsi nii, püsi, kui sa teaksid, kui kaunis sa praegu oleks. Meeletu, mida sa tahad minult? Ma jumaldan sind. Anna mulle tõe. Mis tõen? Sa kuula, kuidas lööb minu süda. Anna mulle tõe võlgnuse puudumise kohta. Ma isegi ei tea, mis ma teen. Hästi. Siin on teile tõend. Nii. Rääkige veel midagi. Mida? Mida iganes tahad. Su jutt joovastab mind. Miks te üldse sina peal olete? Kuidas? Tõend on ju minu käes, vaat nii. Aga teie armastus. Mida kõik ei tehta, et tõendit saada. Aga ma vist hakkan nüüd minema. Et nägemiseks. Pidage! Mis siis veel? Tõendil pole pitsatit. Aga kes pitsat ei pane? Mina. Pitsat on hoiul siin. Proua Filipenko, olge nii kena, pange pitsat. Andke tõend siia. Oi ei, ärge teie ennast selle asjaga vajate. Laske mina hoian tõendit teile niimoodi äsagi siia pitsat. Ei äsa. Kui sa teaksid, kuidas ma sind armastan. Tean. Kas mul küll ei vea? Ema mul ei ole ja linnuke on ka ära. Ja vaene laps. Ärge olge loll pea. Ei no saage aru, minu poolt võlgnuse puudumise kohta käiva tõendi saamata jäämine, mis ta üles küsimuse, kuna selline ei sõltu sellisest. Lasete tagurpidi. Ei lähe läbi ükski teie number. Pitsatit ei pane. Paned! Paned pitsati! Ei pane. Paned! Mutad aga paned! Paned pitsati! Ei pane. Neetud! No? Jaa. Keda? Filipenko ei saa praegu rääkida. Kähised sailis külma, jah? Helistagi 10 minuti pärast ei kähise ka enam. Jaa. Ära. Aga kes see küsib? Direktor. Ma katsun ta kutsuda ikka, jah. Direktor, äkki ikka räägite? Ta tuleb kohe, jah. Kuulen, härra direktor. Jaa, sain küll maja. Tund aega tagasi käisin, aga nüüd küll, jah. Mida? Kuidas? Mitte küsida tõendeid võlgnevuse puudumise kohta. Hästi. Ei küsi enam. Te kuulsite? Kuulsin. Aga mida te minuga selle tõendi pärast kõik tegite?
aga milleni te mind selle tõendi pärast viisite? Ma hakkan nüüd minema. Ja pae. Pidage. Aidake mul oma punkti minna. Meeldi. No, naisansamblit. Ja neil on üks magus lugu. Me kolmekesi tuleme präänikute mool, meil jalas püksid magusad, kuub on magus ka. Nüüd närigusel riskume kolmekesi reas, veesilmadeks on rosinad, mütsid viltu peas. Me usume, et kindlasti rõõmustame teid, kuid piparkoogi kitsekest pole kaasas meil. Ei viitsinud veel tõustada ahjuplaadi peal, kuid tervitusi palavaid saadan teile seal. Me kolmekesi tuleme präänikute mool, meil jalas püksid magusad, uub on magus ka, uub on magus ka, uub on magus ka. Lisame aga siis hoogu juurde selle jõulumeeleoluga. Aga järgmine on ka selline õpetlik lugu, et kui teie ukse taha nüüd tuleb üks vana härra valge habemega ja punase kuuega, siis ärge te nii umbusklikud olge, kui Kes seal on? Jõuluvana. Palun. Tere, häid jõulumehed. Mina ei ole mingit jõuluvana tellinud. Aga õiged jõuluvanad tulevad ju ise. Ah soo. Aga kas teil luba on? Mis luba siin tarvis on? Näete, mul on habe, kingitus, kuu ja isegi punane nina on. See kingitus ei tõenda siin mitte midagi. Algul kingite, pärast ütlete, andke maks. Ja mis sellesse punasesse ninasse puutub? See on ju nii mõnelgi. Aga kas pitsat on? Pitsatit mul ei ole kahju. Ma arvasin kohe seda. Aga kas te isikut tõendavat dokumenti on? Ikka on. Palun. See pole üldse teie nägu ju. Te tundsite mulle kohe kahtlane. Tont võtab. Mul on habe eel. Näete, kas ma nüüd olen pildiga sarnane? Loomulikult. Miks siis sellist komedianti teha? Saate aru, mida lapsest saati proovite petta. Kui te tahate kinki teha, siis tehke seda oma näoga. Kes on kohe näha, kes on kes. ja siis palume Eiko siia, kes saadab meie suuremaks naisansambli kitarril. Viisi märkasite, et tänases estraadikontserdis ei olnud ühtegi korda mikrofoni kasutatud ega makimuusikat, kõik puhas, nii nagu on. See on ka see põhjus, miks me siin väikses saalis just olime.
suures saalis seda teha ei saa. Ja jumal tänatud, et teid nii täpselt on. Ting-tong ja loodame, et läheb kenasti, oleme harjutanud, proovime. Ting-tong kõimised aknast, nüüd jõulukellad maa peal. Ting-tong helisedes nad meil rõõmu kuulutavad. Hosanna, 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 Gloria, Hosanna in excelsis. Ting-tong paigub kella hääl ja inglikorid laulvad. Ting-tong jälle kõlab sääk, ka taevas kaasa hüüa. Hosanna, 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 Gloria, Hosanna in excelsis. Hosanna, 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 Gloria, Hosanna in excelsis. ja nüüd Õnnele ütleb, mis edasi saab. Õppekaval. On ikka tore selline külli meil siin, kes oskab ma tean, et näitus on. lavastada. Nüüd edasi on terve rahvamaja kuni hommikutundideni, siis umbes viskame välja. Et on meie kõikide päralt, kes soovivad siin viibida. Küll aga on nüüd tõesti võimalus teil ennast sirutada ja minna vaatama näituse saalis. Tegime sellise eksprompt, vaatasime ja mõtlesime, et kuulutame välja näitus jõulufantaasia tõstama moodi ja vaatame, mis juhtub. Ja võt, minge vaadake siis rahulikult, mis on juhtunud.